Okei, aga personalijuhtide areng, et kus juhid ja personaliinimesed näevad, et nad võiksid siis arendada ennast, mis see välja tõi see uuring? No siin juba teist aastat täistopis on AI, millest me täna oleme tegelikult ju korduvalt ka rääkinud ja teine pool on see HR-analüütika ja need on kindlasti omavahel ka väga tihedalt seotud, et sa pead nagu aru saama, kui sul on hulk andmeid, sest andmeid tänases ühiskonnas tuleb järjest rohkem, et mida sa nendega teed, mida sa nendest üldse järeldada võid ja kuidas siis AI saab sind selles protsessis toetada, ja sealt me jõuame, ma arvan ka selleni, et miks on ka personalijuhid järjest rohkem juhtkonna laua taga, sest kui sa oskad inimestega seotud andmetest päriselt välja lugeda seda, mis ärile kasu toob, ja selles vallas ennast arendada, et siis võidavad kõik. Sellega seoses huvitav, ma eile paneeli ajal küsisin, et käsi püsti, kes on päriselt välja arvutanud siis värbamistegevuste investeeringu selle ROI, tõusis üks käsi 50-st. Et tundub, et seal on veel päris palju arenguruumi ilmselt. Ja seal võib olla ka meie ühiskonna üleüldine nagu teema, sest me kõik kuskilt tuleme, see on andmed võrdub tööturul täna paljude inimeste jaoks matemaatika võrdub kooli matemaatika kunagi, mis oli nagu keeruline ja raske ja mulle ei meeldinud, ehk sa teed vaikimisi eelduse, et andmed, need pole minu jaoks. Tegelikult ma arvan, et kõik inimesed on võimelised nendest läbi käima, kui võtta see aeg ja süveneda ja mõelda, et mis see nagu päriselt toob ja maksab. Seda enam, et AI, kui sa võtad sealt isikuandmed välja, võimaldab sul väga lihtsate vahenditega teha mingisuguse basic analüüsi ära, et vähemalt mingid trende näha, et sa ei pea isegi süvaanalüüsi tegema, eks selle. Ja, aga sa pead väga targalt oskama lugeda, et AI sulle jama ei aja. Absoluutselt. Ja siin on vaja, et ma arvan, et see kriitiline mõtlemine, see tähendab seda, et sa pead ikkagi suutma nendest andmetest ise üle käia ja aru saada, et miks see nii on. Sest kui sa lähed sellesse lõksu, et sa usud kõike, mida AI sulle räägib, et võib proovida, mis siis juhtub. Aga AI-ga on nii nagu paljude asjadega, et see kvaliteet sõltub, kui kvaliteetselt sa oskad küsida, ehk siis lähteülesanne. See ongi see, mida ju põhimõtteliselt AI puhul õpitakse, et koolitaja ütles hästi selle kohta, et AI-ga on nii, et prügi sisse, prügi välja. Et kui sa saad mitte korrektse, eks ole, või sind abistava tegelikult tulemust toetava nagu küsimuse, siis täpselt sellise kvaliteediga väljundis ja sealt saad nii, et seda ju AI põhil õpitaksegi. Aga Kadri, lihtsalt ma tean, et Fontesel on väga suur nagu, või tugev taust juhtide arendamises ja värbamises. Kas see on sinu jaoks üllatus, et juhtide arendamine on HR-inimeste laua peal iga päev? Oi, ei ole üllatus, ma rõõmustan selle üle, et see on siin topis ikkagi. Väikse küll, ma saan aru, väikse küll languse teinud võrreldes eelmise aastaga ikkagi prioriteetide hulgas ja ikka võib-olla kordan ennast, et ma usun, et juhtimiskultuuri ja usun rohkem kui rahasse ausalt öeldes, et juhtimiskultuuri võluvõti inimeste hoidmisel on ikka ilmselt number 1. Et inimesed ja tegelikult juhtide vahetu ikkagi mõju sellele minu kogemusele ja ma arvan, et juhtidele täna seda, enamus juhtidele seda enam veenma ei pea nendes, et see on prioriteet, pidevalt tegeletakse. Me näeme ju seda oma ju mentorprogrammides, coachingu programmides, mis täituvad ju imeväel, eks ole, et ja sinna ei pea kedagi suruma, vaid juhid ikkagi ise on väga huvitatud enda arendamisest ja coaching, mentorlus seal samamoodi, need on osa juhtide minu jaoks lihtsalt üks, eks ole, selline juhtimise oskustega seotud asjad ja ka topis siin, nii et